tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame siis 22 kuni 28 juuni 2026 kolme grupiga. Üldladumine on see, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda. Vaatame, mis energiad on õhus ehk mis on tulemas või mis on juba praegusel hetkel kohal ja millele siis tähelepanu pöörata sel nädalal. Ja teengi siis kolme grupiga. Selle ladumine on üldine, kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati kirjutada. Kui on soov emotsioonide vabastamise kohta infot omandada, on võimalik ka siis kirjutada. Ja alustangi siit esimesest grupist kohe. Täna pikalt ei tee, mida ma räägin võib-olla tihti, aga täna päriselt siis pikalt ei tee. Lühidalt vaatan seda energiat siin ja siis mingisugune tähelepanek või nõuanne soovitus siis sellesse nädalasse. Nii, aga grupp number 1, kes valis endale selle kaardipaki, vaatame, mis on teie nädala energiat, mis on juba õhusõppi selle nädalaga kerkinud või on juba varasemalt üles tõusnud. Siin on ilmselgelt valikud ja liikumine, liikumine. Ja siin ongi, et siin ongi valikud, et kui siin armastajate kaart tuli välja, valikute kaart, kaarik näitab ka siin justkui mingisugused valikud siin pildi peal illustreeritult, et nii ühele kui teisele poole liikuda ja siis on ka liikumiskaart välja tulnud siis, ehk siis jah. Siin päevakorras on, võib-olla selle nädala päevakorras on teil valikute tegemine, kuhu suunas liikuda, mida valida, kas jätkata selles hetkes või valida üldse mingisugune teine tee, kas jätkata selle suhtega, kas jätkata selle tööga või liikuda üldse mingis uues suunas. Et siin võib olla tegu armastussuhtega, partnerlusega, mingi hingesugulusidemega, mingisuguse ühendusega inimesega, võib ka olla iseendaga see teema sinu enda sisemuses. Kas sa usaldad üldse nii palju ennast, et liikuda selles suunas või tolles suunas, et võib-olla tekib sellist usaldamatust, ebakõla sisemiselt, et siis on kindlasti oluline järgida seda südame häält või sisemist häält, keha kuulata. Et see armastajate kaart siis rõhutab hästi palju selle südamele, hingele, sisemusele, et selle järgi siis toimida, siis hakkavad asjad väga jõudsalt ka edasi liikuma. Et olla iseenda sisemiste väärtustega kooskõlas, siis hakkavad asjad jõuliselt edasi liikuma. Kaarik on väga jõuline edasiliikumine ja siin on ka sauade rüütel välja tulnud ka, mis näitab liikumist. Võib-olla ka reisimist tuleb ette. Aga jah, see armastajate kaart rõhutab vägagi palju sellele, et armastajate kaart ei räägi ainult siis nii-öelda romantilisest armastusest, vaid ta viitab ka sageli sellele, et on vaja mingisugune valik teha. Ja kus tuleb siis tegutseda nii-öelda oma sisemise
tundetasandilt või siis südame järgi, kooskõlas siis tõeliste sinu sisemiste väärtuste ja südamega. Aga tihtipeale siis inimesed ei tea, mis on nende sisemised väärtused, neil on need paigast ära või kuidas siis südame järgi liikuda, seda südant järgida. Et selleks on vaja kontakti luua siis iseendaga, aga meid on hästi palju siis ka praegusel hetkel aina enam ja rohkem püütakse siis viia meid endast eemale, ehk siis mitte olla iseendaga, vaid meil on hästi palju igasugust informatsiooni, meil on võimalusi ümberringi ja me täidame oma meeli, me lahutame oma meelt, me kogu aeg oleme nagu mingisuguses tegevuses, otsinguil, ootame, vaatame ja nagu iseendaga nagu ei suuda olla või iseendaga ei saa nagu oldud. Et see tekitab juba iseendas ebamugavust. Aga see iseendas ebamugavuse tekkimine on juba portaal või värav siis iseendaga lähedasemaks saada. Et siin ei ole ainult küsimus selles, et kas sa armastad või ei armasta kedagi, ehk siis selline romantiline armastus, vaid ka see, millise tee sa päriselt valid ja kui aus sa oled sellel juures iseenda vastu. Ja need valikud tulekski teha lähtuvalt armastusest, mitte hirmust. Ja siis tihtipeale võidakse segamini ka ajada seda, et et ma ju armastan näiteks kui suhte teemal, et ma ju armastan teda, ma valin tema, aga see on ikkagist tingimuslik, kui sa seal kannatad. Armastus on tingimuslik, ehk tegelikult teisisõnu see ei ole üldse armastus, vaid see on kaassõltuvus. See on vajadus, et keegi teine täidaks sind väljapoolt. Et sina saaks tunda ennast hästi. Ja samuti, kui sa tunned, et see ei ole sinu jaoks, aga samas kardad nagu muutust oma elus luua või edasi liikuda või seda nagu justkui selja taha jätta, seda olukorda, et sa sisemiselt tunned nagu, et ei, see ikka päris ei ole minu. Aga hirm kerkib esile, et aga mis minust saab, et see on ju minu jaoks turvaline praegusel hetkel või kas ma üldse edaspidi elus saan midagi enamat, et küsida endalt neid sügavamaid küsimusi ja päris ausalt vastata neile. Et sealt rullub lahti ka see tõde, mida sa oled siis iseenda eest justkui varjanud, peitnud, mitte tahtnud näha. Ja sealt selgub ka jälle siis see, et mis valikud sa tegelikult siis tahad teha. Aga jah, et siin justkui need valikud käivad südame järgi ja kui sa seda südame järgi otsustad, teed ja lähtud armastusest, mitte hirmust, siis hakkavad päris jõuliselt asjad edasi liikuma. Ja kui sa lähtudki nagu südamest, siis tuleb sinna taha ka selline julgus, sellised teadmised, sellised tegevused ja seda sa ei pea nagu võib-olla ise nii väga jõuliselt push ima või suruma ennast midagi tegema, vaid see on sisemine otsus. Kui sa teed selle sisemise otsuse ära, tugeva sisemise otsuse, et nii saab olema ja ei tagane sellest, see ongi sinu lõplik ainuke otsus, siis hakkavad asjad sinu jaoks paika loksuma. Siis tuleb sinna taha ka selline tahtejõud, enesekindlus, edasi liikumine. Ja kaarik näitab ka seda, et sul on tegelikult võimekus ennast siis, ma ei tahaks öelda kontrollida, aga sest et kontroll on nagu justkui, ta on sükene, ta ei ole nagu sellise kerge sagedusega või sellise võnkega,
et kontroll on ikkagi see kontrollimine, et sa tahad, et kõik oleks nagu kontrollitud paigas, et ma tahan teada, kuidas, mismoodi, kas ja mida iganes. aga see kontroll, võib-olla vaadata seda kontrolli just iseenda suhtes, et kuidas, et sellepärast, et kaarik näitab tegelikult ju ära, et sul on võimalik oma elu ise juhtida, oma elu teadlikult ise juhtida. Et sellepärast, et tavakaardi peal on justkui tähistatud või märgitud või noh, ära siis need kaks hobust, üks on valge, üks on must, mis nagu justkui võivad siis hakata liikuma eri suundades, et seda võib ju tõlgendada selliselt, et kui sa oled tasakaalust väljas, siis see must hobune võib olla nagu justkui sinu ego. aga kui sa oled endaga keskmes ja tasakaalus, siis see valge hobune võib olla sinu nagu heledam pool, aga sa pead need mõlemad nagu justkui tasakaalu saama, et sul peab olema selline tahe ja teadlikkus, just nimelt teadlikkus, et sinu elu on sinu kätes, läbi sinu valikute sinu elu loob, sinu elu rullub lahti täpselt sellisena sinu ees, nagu sa seda ise lood. Ja kui see on tasakaalus, ehk siis sa oled teadlik oma ego poolest, sa oled teadlik oma siis nii-öelda vaimu poolest võib-olla, kui sedasi võib seda võtta, siis sa ei lase juhtida oma meelel ja emotsioonidel sinu elu, vaid sa võtad ise kontrolli oma elu üle. Võib-olla nii on see kontroll kõige parem väljendus. Et sa ei saa kontrollida seda, mis juhtub homme, ülehomme, või sa ei saanud ju kontrollida ka seda, mis juhtus, või sa ei saa ka muuta seda, mis juhtus minevikus, ja sa ei saa kontrollida tegelikult tulevikku, sest tulevikku reaalselt pole ju olemas, seda ei ole olemas. Ja teadugi pärast, sinna kuhu me fookuse suuname, seda me loome ja see loob päris kiiresti. Kuna me oleme juba jõudnud sellistesse sagedustesse maaga ja endaga sellisesse ajastusse, kus meie mõtted ja tunded loovad üsna kiiresti. Et ei ole sellist asja nagu pikaajalist karmat, et nüüd me teen täna seda ja siis võib-olla aastate pärast tuleb see välja ja siis nii-öelda see karma maksab meile kätte või mida iganes inimesed usuvad selle kohta, et see ei vasta tõele. Karmat ei ole sellisel kujul olemas, nagu inimene seda enamjaolt defineerib. Et ta on ikkagist natuke teine, nagu jah, suurem osa inimestest defineerib seda. Et või siis inimesed defineerivadki erinevalt seda, üks ühtpidi, teine teistpidi, kolmas kolmandat pidi. Aga siin jah, et asjad hakkavad väga kiiresti siis liikuma, sul tuleb taha selline sihikindlus, tahtejõud, suudad võib-olla keskenduda rohkem ja sa murrad nagu läbi nendest ja see liikumine hakkab üsna jõuliselt toimuma. Ja need tegevused tulevad jah, need nagu rulluvad sinu ees lahti. Sa tunned ka tohutut sellist kirge, julgust edasi liikuda, julgust teha mingisuguseid samme, öelda midagi, selline tohutu enesekindlus, selline tohutu seiklushimu tuleb sinna taha. Nautimine võib-olla sellest elust, olust, ehk siis sa liigud edasi. Nii kui sa selle otsuse teed, sa hakkad edasi liikuma ja päris jõuliselt. See otsus peab tulema läbi südame, läbi armastuse. Ja siis hakkavad kõik asjad liikuma. Et võib-olla siin tuleb ette ka reisimist, suuna või siis asukoha muutust, reisi,
kas tööalaselt või puhkusereisi või mis iganes. aga jah, siin on oluline või kokkusaamisi armastusteemal ka näiteks mingisugune ettepanekud, mingisugused olukorrad, aga siin ilmselt siis läbi selle otsuse ja valiku ja edasiliikumise toimub mingisugune vana olukorra kokkukukkumine, kas ta on siis nagu füüsiliselt sinu reaalses füüsilises maailmas ja kui see juba seal midagi kukub kokku, siis toimub ka energeetiliselt sinus midagi. Nii et vahet ei ole, kas ta toimub energeetiliselt ja siis toimub mingisugune kokkukukkumine, varisemine või siis on juba toimunud siin mingi kokkukukkumine, varisemine ja energeetiliselt hakkab sinus ka mingisugused protsessid pihta. Et ole selles suhtes pehme, vastuvõtlik ja lase sellel toimuda, ära ole selles vastupanus. Kui sa oled vastupanus, siis sa pikendad enda siis nii-öelda seda sisemist konflikti ja selline sisemine konflikt või selline ka väline konflikt võib sellest tekkida, et ära sellel siis ennast kaasa kiskuda lase. Nii, võtan siia ka mingisuguse tähelepaneku veel. Et keskendutakse sellele, mis on, mitte sellele, mis võiks olla. Et siin on saboteerija vari võib siin esile siis kerkida sul just nimelt selle sisemise või välise konfliktiga sinu sees või väljastpool. Vahet ei ole, et see saboteerija vari võib sinus esile kerkida, et ära keskendu sellele, mis praegusel hetkel toimub, vaid keskendu sellele, mis võiks olla, mida sa tahad oma elus näha. See ei ole selle eiramine, mis sinu reaalsuses praegu toimub. See ei ole silma kinni pigistamine, see ei ole eiramine, see ei ole pilvede peal hõljumine, et sa ei tegele selle probleemiga, vaid just nimelt sa tegeled sellega, mida sa tahad oma elus kogeda ja näha ja suunata see pilk sinna, sest et kes veel ei ole veel aru saanud, siis on viimane aeg aru saada, seepärast et me liigume tegelikult selles suunas ja meie maailm muutub väga jõuliselt viimased ajad nüüd eriti. Me ei lahenda probleeme enam tänapäeval suusõnaliselt ega mingite muude probleemide lahenduse otsimisega, vaid me võtame sellelt pilgu ära ja suuname pilgu sellele, mida me tahame näha, mida me tahame kogeda. Et ära keskendu sellele, mis on praegu sinu jaoks võib-olla halvasti, pahasti, mis su meel sulle ette söödab ja sina siis tihtipeale võid jääda uskuma, sellepärast et sa samastud oma meelega, sa samastud oma varjupoolega, saboteerija varjuga, kes sulle igasuguseid lugusid ette loob. Ehk ta on siis kokkuvõtlikult ego, kes tahab sulle sööta ette igasuguseid lugusid, mida sa peaksid siis uskuma jääma, et elaksid vanaviisi edasi. Aga me ei saa enam vanaviisi edasi elada. Nüüdseks on oluline tähelepanu just pöörata sellele, mida sa tahad oma reaalsuses kogeda. Ja kogeda seda juba just praegu enda siis kujutlusvõimes. Milleks on kujutlusvõime? Kujutlusvõime on selleks, et see on sinu võime seda kasutada, aga me ei kasuta seda, me arvame, väga paljud võivad arvata ja võidaksegi öelda, et kus sa hõljud ja kus sa elad. Aga see ongi meie võime, millega me saame luua oma reaalsust. Ja see, kes seda ei usu, see on siis tema tee ja sellega pole ka mitte midagi valesti. Aga nemad, kes tunnevad selle ära, sina, kes tunned selle ära, siis on vaja rohkem hakata seda nagu praktiseerima. Et sa ei peaks ennast süüdistama, et sa ei saa, 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 et
ja justkui praktiseerima, sellepärast et tegelikult sinu vanad mustrid, uskumused ja programmid ja need egolood ja emotsioonid tõmbavad sind kogu aeg justkui selle probleemi suunas või negatiivsuse suunas või nende emotsioonide suunas või selle suunas, mis kõik on valesti, mis tuleb lahendada ja nii edasi, kui see, et sa valid nüüdseks midagi muud oma reaalsusesse luua, seepärast nii kaua, kui sa keskendud ja fokusseerid sellele probleemile, siis sa lood seda probleemi juurde. Ja nii lihtne see ongi, seal ei ole mingisugust rohkemat sõnumit. Ja see sauade rüütel kutsub ka sind julgelt tegutsema ja oma visioone järgima, oma unistusi vaatama, järgima, kogema. Aga ei tasu siis liialt kiirustada, kõik tuleb järk-järgult omal ajal. Aga sinna tuleb justkui see kirg taha, kui sa hakkad nägema, kui sa hakkad kogema ja see kirg paneb sind põlema. Et liigu edasi teadlikult. Ole teadlik, mida sa oma reaalsuses lood. Et siin võivad need ettepanekud tulla, mingisugused kokkusaamised, sisemine edasiliikumine, vana kokkukukkumine, mis enam ei toida. Edasi ei, nii on. Ja teadvusta, et selle Kaariku kaardiga ka, et see tõeline edu ja edasiliikumine ja võit ei tule siis jõuga läbisurumisest. Kuigi seal on tohutu nagu see enesekindlus ja jõud taga. Aga edasiliikumine ja tõeline see edukus ja nauding tuleb just läbi tasakaalustamise. Et jah, need ei tõmbaks eri suundadesse, need hobused või mis iganes, ka seal on siis valge ja must silt, et kuhu suunas siis liikuda. Vaid edu sõltubki edukas edasiliikumine, edukad tehingud, edukad reisid, kokkusaamised, ettevõtmised, koosolemised, koos tegemised, kõik need on edukad ja sõltub sellest, kui hästi sa suudad iseennast juhtida, kui hästi sa iseennast tunned, kui teadlik sa oled. Jah, nii on. Ja millele sa keskendud, et sa ei laseks saboteerija varjul ennast üle võtta. Aga minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast. Kohtume juba järgmisel korras. Ja grupp number 2, kes valis selle kaardipakki. Vaatame, millised energiad on selle nädalal õhus ja mida tähele panna. No siin võib olla mingisuguse suhtega tegu, võib-olla mis iganes suhtega, siis ta on sõprussuhe, partnerlussuhe, armusuhe, mis iganes, abielusuhe, tööalane suhe, mida iganes, võtke kuidas tahate, kellel parasjagu resoneerub mismoodi. Ja siin on nagu mingisugused paigalseisud, justkui asjad ei liigu edasi, koostöö ei suju või keegi hästi
liigub hästi intellektuaalsel tasandil ja liigub siis tugevalt ülemõtlemisse. Et siin võib olla siis mingisugune suhtlus mehe ja naise vahel. Mees võib olla väga kirglik, ta võibki olla näiteks tuleelement, naine õhuelement, aga see ei pruugi niiviisi ka olla. Aga siin on jah, siin võib olla ka selliselt, et siin on mingisugune juhtimisega mingisugused teemad, et mingisugused tööalased teemad, kus on vaja selgust, aga see selgus ei tule justkui. Ja liigutakse hästi sellisesse mentaalsusesse, kus hakatakse hästi üle mõtlema. Et mõõkade 8 näitab sinu sisemisi piiranguid, hirme, kahtluseid. Sul tekivad võib-olla sellised kinni seotud tunne, nagu selle naisterahval on käed selja taha seotud, aga see pael ei ole ju seal kinni sõlmitud, ta ripub niisama, et need käed võid sa vabalt lahti siduda. Aga inimesed ei saa sellest aru, et tihtipeale, kui ka kaarte tõlgendades öeldakse, et aga sul on see vaba tahe ära minna ju, vaba tahe oma käed lahti siduda, aga see ei ole võimalik niisama lihtsalt läbi ütlemise, kui sa ei ole selle teadmise juures, kuidas seda teha. Sest tihtipeale me võime mõelda peas, et okei, aga et see kaart niimoodi soovitab ja kõike nii ja naa. Et ma olen hirmus, ma leierdan oma peas mingisuguseid erinevaid mõtteid ja ma ei saagi sellest välja, ma olen nagu nii intensiivselt sinna sisse nagu uppumas. Ja kuidas ta ütleb siis, et tule välja ja ma ei saa ju tulla välja, kui ma upun lihtsalt sinna sisse ära. Point ongi siin selles, et sina ei ole see mõte. Sa pead teadvustama seda ja aru saama ja teadlikuks saama, et sinu mõtted ja sina oled 2 erinevat asja. Mentaalsus sinu peas on eraldi sinust ja sina oled see teadlikkus. Aga kui sa ei teadvusta seda ja sa ei erista ennast sellest, siis sa sulandud selleks ja sa arvad, et need mõtted oled sina. Ja sa isegi ei koge seda teadlikkuse tasandil või keha tasandil, et need mõtted ja mina olen kuidagi eraldiseisvad, vaid sa ei saagi seda kogeda, kui sa tunnetuslikult kehasse ei tule. Kui sa ei märka, mida sa mõtled. Et kui sa juba märkad, mida sa mõtled, siis sa ju saad eristada ennast sellest mõttest, seepärast, et kes see märkas, et ma mõtlen. Kes see märkas, et see mõte tekkis minus. Et kui sina juba märkad, et sa mõtlesid sellist mõtet, siis järelikult ei saa olla see üks ja sama persoon ju, üks ja sama inimene, sa ei saa mõttega üks olla. Et see on ülioluline, et need hirmud ja kahtlused ja kõik see hoiab meid selles keerises ja pöörises ja me hakkame piirama, me oleme selles mõttelõksus, me analüüsime, me mõtleme, me ei saa lahti sellest. Ja me usumegi, et väljapääsu ei ole, mu käed on seotud ja tee mis tahad, et mul pole nagu rohkem mõtteid, mul pole nagu rohkem teadmist, kuidas edasi liikuda sellest olukorrast. Kõige lihtsam viis sellest edasi liikuda on lõdvestuda sellesse. Lõdvestuda ja lahti lasta sellest, et ei pea asjad kõik nii kiiresti edasi minema, nagu sina siin mõtled, eietad, valid, mõtiskled, kuidas, mismoodi, mida ma nüüd pean tegema, mida nüüd edasi saab. Ja ööd on siin magamata või siis rahutuseisund, õhtuti ei saa uinuda korralikult, et sul on oluline ära õppida lõdvestumine sellesse olukorda. Mitte midagi ei juhtu, kui sa võtad aja ja lõdvestud lihtsalt hetkeks.
ainuke asi, mis juhtub, on see, et see ülemõtlemine kaob ära, see emotsioon sealt tagant kaob ära, mis loob seda mõtet sinna. Ja järgmine kord, kui sa mõtled sellele, siis mõte on tühi. See kest on tühi, seal pole mingit sisu. Ja siis hakkavad tulema need teadmised, see selgus selle mõõkade kuningannaga, aga sa hakkad nägema seda tõde. Sa hakkad nägema seda tõde läbi selguse ja aga see tuleb just nimelt, see tuleb siis läbi selle aususe enda vastu. Et sa oled aus ja tunnistad seda, mida sa siin üle mõtled võib-olla, hakkad märkama ennast. Et jah, sellega sa lõikad läbi illusioonid ja need emotsionaalsed segadused, mis sinus on üles kerkinud. Ja läbi selle sa hakkad teadlikuks muutuma või sinusse hakkab maanduma täpsed teadmised, mõistmised, arusaamised, kuidas sa edasi liikuda tahad, mida sa edasi tahad teha, mis on sinu eesmärgid, mida sa tahaksid, millega sa tahaksid tegeleda või mida iganes, mis on sul päevakorras parasjagu. On see suhtealaselt, on see tööalaselt, on see mingisuguse ummikusse jooksmine, mingisuguse probleemi lahendamine jällegi, et probleemi ei ole olemas. Probleeme me tekitame ise oma mõtlemisega ja loome siis sellist reaalsust endale läbi oma tunde ja mõtete ja tunnete. Ehk siis tegelikult, kui me vaatame neid eraldiseisvate inimestena, siis on siin sauade kuningas, kelles on julgus, kirg, enesekindlus, juhtimisomadused, ettevõtlikkus ja kõik tuleksid ka sellega kaasa, selline hästi tugev energia ja täpselt samamoodi mõõkade kuninganna, väga tugev energia, küpse, teadlik energia, kes näeb asju selgelt, kes ei taha valet. Et asjad oleks selged, ausad, ta on väga tark. Aga jah, siin võib-olla see mentaalsus kisub teda justkui sinna sauade 8-sse. Kui me vaatame seda kui ühtset inimest või ühtset energiat, et see mõõkade kuninganna ja sauade kuningas, siis sinus võib olla see energia, mis ongi see kirg, enesekindlus, julgus, pealehakkamine, juhtimine, teiste kaasa nagu tõmbamine või siis kaasamine, et sinuga tuldakse hästi kaasa, sa oled aus, tark, julge, selline armastad tõde, selgust, näed väga kiiresti võib-olla tõde läbi, aga ometigi tuleb see mõõkade 8, et näidata, et sa oled oma mentaalsuses liiga kinni, et kuskile sa oled nüüd justkui jõudnud, sul on kuskile sellisesse kohta, kus mingisugune hirm on sind justkui halvanud, mingisugune uskumus, hirm või mingisugune vaimne arusaamine või miski hoiab sind paigal. Et sa ei saa liikuda. Et suhteles võib ka see nagu väljenduda nagu kahe tugeva inimesele, kelle vahel võib-olla ongi siis tõmme ja potentsiaal, aga olete siis takerdunud mingisugustesse teatud hirmudesse, oletustesse.
või siis mingisuguse väljaütlemata asjade taha. Et jah, siin tuleb välja sellest astuda, et siin sellepärast see paigalseis ongi ja justkui asjad ei liigu edasi. Aga sellest tuleb siis läbi astuda, välja astuda või siis läbi astuda sellisel kujul, et sa ennast läbi näeksid. Et mitte samastada ennast selle mentaalsusega, mitte samastada selle ülemõtlemisega, selle obsessiivse mõtlemisega, et nii kui sa hakkad märkama, mida sa mõtled, siis see hakkab juba lahustuma. Või siis oluline, kui sa ei saa sellele pihta, siis oluline tähelepanek jälle, siis hakka oma emotsioone lahustama selle koha pealt. Iga kord, kui tunned mingisugust mõtet või emotsiooni kehas, mingisugust pinget, siis võta aeg ja vabasta see. Et see ei saaks enam sinu üle võimust võtta. Sellepärast siin on see ülemõtlemine just takistuseks. Kui on kahe inimese vahelised suhted, ükskõik kas armuasjad, perekondlikud suhted, tööalased suhted, sõprussuhted, mis iganes suhted, siis keegi kaldub siin ülemõtlemisse. Ja ta väga tugevalt. Ja ta nagu justkui ei saa sellest välja. Ja siin on vaja jõuda kehasse, jõuda kohalollu, tulla välja sellest mentaalsusest, mõistusest tuleb välja tulla. Et sa ei mõtle mitte midagi selgeks, sa ei mõtle mingisuguseid probleeme ära, sa ei mõtle asju selgeks, jah. Ja läbi mõtlemise sa ei näe tõde. Sa ei näe lihtsalt seda tõde. Ükskõik kui palju sa seda arvad, et näed või analüüsid, et ükskord ikka. Ei, tuleb lihtsalt pea tühjaks teha ja mitte mõelda nii palju. Ja siis sa tuled rohkem ka kehasse. Nii on. Nii võtan siia soovituse. Kus sa kardad karistust või kardad sa läbikukkumist? Kas sul on hirm ebaõigluse ees? Märka seda. Et siin tuleb võib-olla lapsevari ka tugevalt esile. Et kus sa kardad karistust või kardad sa läbikukkumist? Et kui sa ei julge ennast väljendada selgelt ja ausalt, kui sa ei julge ennast läbi näha selgelt ja ausalt, mis on see, mis hoiab sind tagasi, mis on see, mis paneb sind sedasi mõtlema, mis on see, mis paneb seda hirmu tundma, mis on see, mis paneb sind nagu justkui tarduma, et sa ei saa liikuda, mis on see, miks sa arvad, et sul pole väljapääsu, et sa ei saa mitte midagi teha. Miks sa seda kõike arvad? Kas sa kardad läbi kukkumist või sa kardad mingisugust karistust? Ja sa kardad võib-olla seda või sul on tõesti see hirm ebaõigluse ees. Märka seda endas ja see saab hakata juba lahustama. Et märka neid enda varje. Asi ei ole mitte kunagi seal välises, mitte kunagi. Väline toob lihtsalt sinu hirmud, sinu ebakindluse, sinu need oletused, sinu need tõekspidamised, uskumused, programmid, kõik toob ilusti pinnale, et sina siis saaksid selle endast vabastada, mitte seda kinni hoida, sest sa oled seda juba võib-olla aastakümneid kinni hoidnud oma kehas. Ja see, mis on kehas, see ju läheb roiskuma. See ei too mitte midagi head, kui ta seisab seal paigal. See on täpselt samamoodi, kui sa sööd endale toidu sisse ja sa seed seda läbi, see jääb sinu kehasse, see ladestub sinu kehasse. Ja tekivad igasugused vaevused ja haigused ja nii edasi, nii edasi. Täpselt samamoodi see emotsioon, see hirm, mida sa hoiad enda keha tasandil kinni, oma närvisüsteemis kinni. See põhjustab sulle täpselt neid obsessiivseid mõtteid, põhjustab sulle seda valu, seda
seda kinnijäämist, seda paigaljäämist, seda hirmu, seda tardumist, et sa ei oska, sa ei taha, mida ma teen ja nii edasi, nii edasi. Ja sa oled nagu enda loodud vanglas, mis tähendab, et sa ei pea ennast hukka mõistma, vaid sa ei osanud teisiti. Me kõik käime selle teekonna rohkem või vähema vaevaga läbi. Kõik me sünnime siia maailma, kõik me kogeme seda ümbrust, kõik me tõmbame seda, neid uskumusi, neid programme, neid mustreid endasse, sõltuvalt siis oma perekonnast, keskkonnast, kus sa oled kasvanud ülesse. Kõik sa omandad, me kõik omandame selle ja siis hakkame sealt nagu justkui, siis tekib meis selline mingi isiksus, identiteet, millest me elame ja siis me hakkame lõpuks avastama, et on aeg sellest identiteedist ja isiksusest ja rollidest lahti lasta. On aeg nendest hirmudest, emotsioonidest lahti lasta, uskumustest, programmidest, mustritest lahti lasta ja liikuda endasse sissepoole, et hakata kogema iseennast ja liikuma endale lähemale ja et me kogeda saaksime seda ilust maailma enda ümber naudinguga ja rõõmuga, mitte kannatuses ja valus ja hirmus ja tardumises, ülemõtlemises. Et selleks me olemegi siia tulnud, et ärgata sellesse iseendaks olemisse. Aitäh teile ja kohtume juba järgmisel korral. Ja grupp number 3, kes valis siis selle paki, vaatame, mis on toimumas, mis energiat on liikumas, millele tähelepanu pöörata. Nii, grupp number 3. No siin toimub nagu mingisugune täielik nagu transformatsioon, midagi sügavat, midagi väga suuremajoonelisemat. Et mõõkade kuningas on ka väga selline selguse kaart, selguse, julguse, tõe, aususe, autoriteetne, tarkuse kaart ka jällegi. Aga ta on hästi mentaalne. Et sellest tuleb, see ratsionaalsus on seal tugevalt esile. Aga temas on siiski väga palju tõde, ausust, selgust ja tarkust. Kui ta nüüd päris sealt mentaalsusest ka nagu läbi näeks, sellest ratsionaalsusest, millest ta tihtipeale võib kinni olla, siis võivad siin toimuda väga transformatiivsed muutused, sügavad muutused. Et see transformeerib sind, see nädal justkui, siin toimub sinus transformatsioon. Et pigem võib-olla selle mõõkade kuningaga vaadata asja nagu rohkem objektiivsemalt ja tegemagi võib-olla, kui kasutada oma siis mentaalsust või seda ratsionaalsust ära ja vaadatagi võib-olla neid olukordi või mis iganes situatsioon sinu elus asetseb hetkel või toimub, mis iganes toimub sinu elus, siis tee pigem võib-olla kasuta seda ratsionaalsust ära ja tee pigem otsuseid läbi faktide, mitte hirmude põhjal. Et kui me lähtume siin
mentaalsusest, mõõkade kuningal on see mentaalsus väga tugev, see ratsionaalsus, ta on hästi palju peas kinni, siis hakkamegi tegutsema läbi selle, et kui sul kerkib üles mingisugune hirm, siis ära mõtle seda hirmu suuremaks, vaid lähtu faktidest, kes, kus, mis on rääkinud, päriselt kogenud või läbi elanud või otsi neid fakte siis läbi vähemalt sellisel viisil, et ära hakka oletama, ära hakka üle mõtlema ja noh, seepärast, et suur osa inimestest ikkagi juba on jõudnud sellisesse punkti, aga suur osa ka veel mitte, kus räägivad, et emotsioonid on ju tegelikult võimalik kehast vabastada. Ja siin ongi oluline siis oma emotsioone mitte siis hakata mõtestama, analüüsima, vaid liikudagi võib-olla selles suunas, et okei, kas see on hirm, mis mind tagasi hoiab või paneb sedasi mõtlema, okei, vaatame seda asja natuke teise nurga alt, mis on tegelik tõde, kas ma saan enda osas nagu aus olla, et kui ma olen enda osas aus ja küsin endalt ka neid küsimusi, et mis on päriselt tõde, mitte see, mida mina kõik oma peakesega võimeline välja mõtlema, vaid sul on tegelikult sisemine tarkus ka küsida võib-olla endalt neid küsimusi ja ausalt ka nendele vastata, mitte siis lähtuda sellest hirmust. Ja sealt teha siis need teatud otsused, edasiliikumised, lõpetamised, uued algused, seepärast, et siin on surmakaart, mis näitab siis ikkagi seda, mingisugune lõpp on toimumas ja mingisugune uus algus on tulemas. Ehk siis need muutused toimuvad sinu elus praegu päris jõuliselt ja ära siis selle nii-öelda selle mõõkade kuninga ratsionaalsusesse kinni jää, ehk siis mõistuspärasusse või sellisesse analüüsi, vaid kasuta tema seda ausust iseenda suhtes eelkõige, küsi küsimusi endalt ja vasta nendele ausalt ja sügavalt, mitte hirmust lähtuvalt. Ja läbi selle tulevad sulle teadmised, kuidas edasi, mis edasi, mida maha jätta, kuidas edasi liikuda. Ja selleks, et tõde näha, et tõe suunas liikuda, siis sea küsimuse alla kõige tavapärasemad ja kõige normaalsemad eluolukorrad ka, et nagu kui tavapäraselt inimesed ütlevad, aga see on ju normaalne, aga nii on ju kogu aeg olnud, aga nii ja nii ja nii on elatud ju, aga see ju peab paika, on siiamaani pidanud, siis sea ka see küsimuse alla, et kes ütleb, et see on normaalne, kes ütleb, et nii peab, kes ütleb, et ma pean sellest mõtlema, kes ütleb, et ma pean nii tegutsema. Sellepärast, et see on kunagi kellegi poolt välja mõeldud, kellegi poolt omaks võetud, siis läinud see laiemalt kollektiivi laiali, see on normaalsuseks tunnistatud ja nüüd suur osa kollektiivist elab selle normaalsuse järgi, mis keegi kunagi ütles, üks inimene, persoon või isik ütles seda. Ja nüüd on meil ka kollektiivi võimalik muuta läbi selle, et me hakkame teisiti arvama, teisiti mõtlema, kahtluse alla seadma, selgust looma, mõtlema hoopis teistmoodi, mitte nii nagu me tavapäraselt oleme oma mõtteid kasutanud. Ja nüüd hakkavad siis muutused toimuma ja vabanemine vanast toimuma ja see loob sinu elus seda ümberkujunemist. See on tegelikult paratamatu, sest et ka päike siis aktiveerib meid ja ka kõik maa aktiveerib meid, sellepärast et maa on ka muutumises. Et siin hakkab mingi taassünd looma ennast. Uus
uued väljavaated, uued arusaamad, vana hakkab ära lagunema, ära kukkuma, kas siis füüsilises maailmas ja siis ka sisemaailmas või siis enne sisemaailmas ja siis ka füüsilises maailmas muutused toimuvad niikuinii. Et vana viisi enam ei saa. Ja võib-olla sa hakkad ise mentoriks, võib-olla sa hakkad ise õpetajaks, võib-olla on aeg kuulata oma tõde, sisemist tõde, oma sisemisi vastuseid, liikuda enda sisemusse rohkem ja luua enda paradiis nii-öelda siin maa peal ja sündida uuesti siia. Ehk siis tegelikult me transformeerume kogu aeg ju, tegelikult toimub kõigis meis transformatsioon, aga me ei pane lihtsalt seda tähele, kellel rohkem, kellel vähemal määral. Mõnel toimuvad suured tohutud muutused elus, kokkuvarisemised, teisel võib olla väiksemal määral. Mingisugused muutused toimuvad kogu aeg ja need loovad meis transformatsiooni, muutuseid, energeetilist muutust. Et see toimub kogu aeg meis tegelikult. Et näe tõde selgelt ja lase vanal väärikalt lahkuda. Usalda oma sisemist tarkust, mitte oma mentaalsust, mitte oma mõistust. Ja usalda seda, mis sellest muutusest sündida võib, sellepärast alati, kui üks uks sulgub, siis teine uks avaneb. Ja see ei ole mingi klišee ega välja mõeldud, vaid see ongi reaalsus. Sinu elus võib toimuda selline periood või on selline periood, kus vanad uksed sulguvad, vanad uskumused, mõttemustrid või suhted enam ei teeni sind, ei toimi sinule enam ja mõõkade kuningas võib-olla aitabki seda sul mõista selgemalt, selgust luua, et nagu mõõgaga lüüb läbi justkui need illusioonid, et aitab küll. Ja surm viitabki sellele muutusele, et on aeg edasi liikuda, läbi liikuda sellest. Ja võib-olla see ülempreester isegi aitab nagu justkui näha sul veelgi sügavamalt seda tähendust või seda, et miks või kuidas. Et siin ei pea tingimata kõik ära lõppema, näiteks suhted, vaid suhtedünaamika võib täielikult muutuda, põhjalikult, täielikult, midagi vana enam ei tööta ja kukub ära. See ei tähenda tingimata suhte lõppu, aga see võib tähendada ka suhte lõppu. Siin võib olla vanad mustrid peavad lõppema. Vanade mustrite järgi enam ei saa toimida seda viisi. Ja selline teadlikum ühendus, küpsuse poole liikumine, kui seda võib küpsuse poole liikumiseks öelda, tavaliselt võiks öelda hoopis avardumine sissepoole. Sellega kaasnevad ka siis muud teadmised. Ja elu võib sind kutsuda tegutsema kooskõlas oma sügavama tõega siis. Kas sa valid luua teadlikult või valid vaadata hirmu, mis materialiseerub? Jah, just täpselt. Et oluline on siis tähelepanu, jällegi rõhutan sellele, oluline on pöörata tähelepanu sellele, mida sa soovid oma elus kogeda. Kui sa ei vali teadlikult, siis sa valid läbi hirmu vaadata neid asju, mida sa tegelikult vaadata ei taha. Ja meil võib algul tunduda, et meil on raske vaadata seda, mida ma tahan oma elus kogeda, sest me oleme harjunud vaatama seda, mida meil ei ole, mis on kõik valesti, mis võiks teisiti olla, kuidas ma saaksin seda muuta ja nii edasi. Me pöörame tähelepanu probleemidele või asjadele või puudusele, mida me oma elus tegelikult kogeda ei taha. Ja otsime nendele lahendust.
teadvustamata seda, et kui sa pöörad sellele tähelepanu, siis sa tegelikult lood oma reaalsusesse kogu aeg seda. Kas sa valid luua teadlikult? Teadlikult loomine käib sedasi, et sa oled teadlik oma loomevõimest, sa oled teadlik, et sa oled vaim, hing, kes kogeb ennast läbi selle kehastuse, mitte sa ei ole ainult see inimene, väike siukene tombuke, kes ei saa mitte midagi oma elus teha, on ohvriseisundis ja ta, kõik on halvasti, pahasti ja miks minuga niimoodi. Et siis sa vaatadki seda hirmu kogu aeg. Ja see materialiseerub sinu silme ees, rullub nii ilusti lahti ja siis sa mõtled, et huvitav, miks sinu elus nii sitasti kõik läheb. Või noh, miks see juhtub või teine juhtub, kellel rohkemal, kellel vähemal määral. Aga asi ongi selles, et sa vaatad sisemist hirmu, teadvustamata ise seda. Kui sa ei ole teadlik oma loomejõust, oma energiaväljast, iseendast, siis sa valid vaadata alati hirmu, valid vaadata alati neid hirme ja emotsioone, mis sinu sees on juba pikemat aega pesitsenud. Ja läbi selle sa materialiseerid oma füüsilist reaalsust. Ja see ongi see manifesteerimine, nii-öelda see tuntud manifesteerimine, et inimene tegelikult on kogu aeg manifesteerib oma reaalsust ja meid õpetatakse manifesteerima, aga tegelikult me kogu aeg manifesteerime, aga me manifesteerime lihtsalt teadmatusest. Me manifesteerime oma alateadvuse tasandilt seda varjuosa, mida me endas ei tunnista või ei näe, ei taha tunnistada. Ja kui me nüüd need nähtavale ilusti endast toome, siis ja aktsepteerime, võtame armastusega vastu ja lahustame need, vabastame oma kehast, ei hoia enam seda kehas kinni, vaid laseme sellel minna, siis me hakkame alles teadlikult looma, siis me hakkame alles tegema ruumi oma kehasse, et meil saaks midagi, mingisugune muu mõte, mingisugune muu taipamine, mingisugune tühi koht tekkida, et sinna midagi uut üles ehitada. Enne me ei saa ju seda tühja kohta luua, seepärast et me oleme rämpsu täis ja meil pole isegi ruumi seda ilusat kogemust võib-olla luua. Ja võib-olla kui me loomegi seda ilusa kogemuse hetkeks korraks, kaob ta ära ja ongi jälle pidu läbi, eks ju. Ja siis me klammerdume selle külge, jääme selle vana asja külge, miks nii ja miks naa ja nii on. Aga jah, tuleb olla teadlik kõigest, milleks sa võimeline oled. Aga minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!